Tervitused teile, mu head kuulajad ja vaatajad. Aitäh jätkuvalt, et olete siin minu kanalil. Tänane video saab olema maikuu sõnumid 2024. Olen jaotanud erinevad energiat 3 erinevasse gruppi, mille vahel saate valida. Ja võtke kaasa need sõnumid, mis on teile abiks ja toeks. Ja kui olete valmis, vaatame neid gruppe nüüd lähemalt. Ja kui sa valisid grupp number 1, siis kõigepealt vaatame, mis on üldine energeetika maikuuks 2024. Ja ma kasutan selleks astroloogilisi käringuid. Nii, mis meil siit tulid? Kaksikud, Mars ja 12. maja. Ühesõnaga Mars siis asub kaksikutes 12. majas. Mida siit võib välja lugeda on see, et kes see grupi valisid. Teil võib olla ka sünnikaardis Mars kaksikutes või 12. majas või kannate endas hästi sellist kaksikute energiat, et te tahate liikuda, et te ei püsi paigale selles mõttes, et teil on vajadus kogu aeg ennast edasi arendada, õppida, liikuda. Selline rutiinsus ja selline iga päev sama asi, see teile nagu ei istu. Ja ma näen, et see maikuu saabki olema ka teil selline rohkem mentaalne energia on tugev, et teid paneb liikuma kõik see, mis teile hullult huvi pakub. Mis on põnev, mis arendab teid, mida saab õppida, mida saab kuidagi oma elus rakendada. Et selline eneseharimine saab olema nagu märksõnaks teile. Te kasutate hästi palju niisugust vaimset, mentaalset energiat, et siht on suunatud siis info kogumisele, enesearendamisele, mis on seotud kuidagi siis tuleviku osas, et olete samme seadmas, kuidas öelda, aga te olete nagu samme seadmas mingile uuele kursile ja ma näen, et te tahate seda nagu rohkem teha pigem nagu oma, et te pigem ei jaga võib-olla seda infot või seda, millega hetkel tegelete, et see rohkem nagu teie enda sees ja seda nagu väljaspoolt ei ole nagu näha, et see 12. maja sümboliseeribki seda rohkem nagu eraldatust või nagu omaette olekut, sihukest eraku energia tuleb selles mõttes, et te tahate nagu üksi pühenduda, üksi ise nagu õppida ja siis nagu areneda selles osas. Vaatamegi siis, mida räägivad meil kaardid. Nii, järgmine õhumärgi esindaja, õhukuninganna. Nii. Grupp number 1. Mida ma teile näen hetkel, et sihuke suuremat sorti muutus, vana etapi lõpp. Nagu ma enne mainisin, ka täringutes ma nägin ära või tekkis sihuke tunne kuidagi, et olete valmis vastu võtma uut, nagu uus suund, uus kurss oma elus. Et see vanamoodi kuidagi, võib-olla te tunnetegi, et olete nagu maikuus rohkem nagu omaette või üksi ja siis sealt võib-olla natuke siit kaardist tuleb sellist enesehaletsust enda osas ka, et oi, ma pean üksi hakkama saama, pean ise vaatama, kuidas seda vana etappi ära lõpetada ja kuidas seda uut vastu võtta, et see vahepealne, see üleminek on kuidagi selline, nagu olete nagu rohkem tunnete nagu üksildust võib-olla selles osas, kuigi siit ma näen ka seda, et kui te vaatate siia akna peale, siis siit on näha, et tegelikult on mingid nagu nõuanded või abi nagu olemas, aga te ei kiika veel selle järgi. Et te pigem tahate nagu ise nagu proovida või katsetada, et isegi kui on raske, aga võib-olla siit on siis mingi põikpäisus või ka see, et mis
mis teised on ju, et ma pean, noh, mis teised selles mõttes, et ma pean ikka ise kuidagi hakkama saama oma asjadel nagu kontrolli hoidma, et see on nagu minu soov, minu tahe seda uut suunda vastu võtta, siis võib-olla sellepärast oletegi nagu omaette ja kes on nagu kuidagi eraldatud, et teistest. Ja siin ongi tuleb ka hästi tugev skorpioni energia nagu vahele, et see võib-olla muutus, see vajalikkus on olnud teie elus juba pikemat aega, aga nüüd ma näen, et mais nagu hakkab nagu see uks läheb lahti selles osas, et see vana etapp, et sellega on nüüd kõik ühel pool. Ja see võib-olla on siin ka seotud, kuna ma näen, et see on selle kaardi kõrval siin, mis on natukene nagu kurnatud olek ühest küljest, siis ma näen, et see raskusest või mingist raskest situatsioonist, kas on rahaliselt, kas on tööga seoses, osadel teist võib-olla ka suhed, mingisugune ühendus millegi või kellegagi, mis ei ole just olnud nagu kõige kergem ja pigem nagu kurnavam, et sellest tuleb nagu astutakse välja ja see lõpeb ära, et see enam ei jätku. Siit võib ka tulla esile see, et kuna ma näen siin on õhukuninganna, et ma tunnen, et hästi tugev kaksikuenergia tuleb siit esile, et te otsustate, et kõik, et mulle ei sobi see, kuidas, kas minusse suhtutakse, või mind ei hinnata nii nagu peab ja siit tuleb teie see nagu mõõk välja selles osas, et te panete piirid paika just nagu sõnadega, et kõik, et see on minu hind nii-öelda selles mõttes, et ja mind ei kohtle kehvemini, et te panete nagu oma väärtuse paika. Ja ma näen ka siit, et väga hea aeg on nagu perekeskis aega veeta, kellel lapsed, kellel lihtsalt kaaslane või omad vanemad, et selline pereaeg soodustab väga see maikuu. Ja kuna maikuu on ka osaliselt on sõnn, osaliselt on kaksikute energia, siis tegelikult kui te suunategi energia nüüd ilusatele asjadele, nagu sõnnile meeldivad ilusad asjad ja aja nautimine ja ka õues on soodustatud aega veeta, siis nagu pöörata ka selles mõttes, et mitte unustada seda, et mis teie ümber on, kes teid hindavad ja et anda oma aeg nüüd nendele, et see raske koormus hakkab läbi saama ja siit tulebki see, et nüüd on natukese sihukest ka puhkuseaega või mõnusat olemist, et siis nagu jah, veeta aega oma lähedastega ja õues just, et õuenergia tuleb tugevalt esile, et kui liiga palju on nagu kinni või sees istutud, siis tuleks nagu rohkem õues olla. Ja siit ma näen ka seda, et ikkagi on keskendumine, töö käib millegi kallal, mingi nokitsemine, võib-olla kätega, võib olla füüsiline asi, võib-olla vaimne asi, aga sihuke jälle tuleb sihuke omaette energia, et mis iganes see ka ei ole, et teil on nagu tekib mingi uus jõud ja energia tuleb tagasi peale seda vana etapi lõppu, et te teete, hakkate rada looma millelegi uuele, hakkate ise midagi katsetama, et ma näen hästi palju katsetusi millegi osas. Proovite mingeid erinevaid variante läbi, et mis töötab, mis ei tööta, olgu need materjalid, värvid või mis iganes, mille kallal te töötate. Et selline uut sorti nokitsemist on oodata. Ja see on väga hea teile ja sobib teile, et see on niisugune käeline oskus, et tuleb hästi tugev selline käeline oskus. Ja on ka see energia, et väga paljud võib-olla teist, kas te töötate üksinda või olete ise nagu ettevõtjad, et selline uus energia nagu tuleb sellesse nagu tagasi. Selline pühendunud ja tahe nagu tegutseda selle nimel. Võt. Siis vaatame lähemalt, mida teile Kuu kuninganna soovib edasi öelda. Nüüd tuligi esimene õitsemise kaart tuli välja. Nii.
ilus selline õitsemine, et väga palju on näha lilli, võib-olla teile endale meeldivad lilled, võib-olla on teil kuidagi aiaga seotud, et et te toimetate hästi palju aias maikuuses, et panete just rõhku lilledele, et seda lilli toote rohkem oma ellu nii tuppa kui õue igale poole, võib-olla on teil lillelised mustrid väga meeldivad või hakkavad kõnetama hästi tugevalt maikuuses, et te justkui hakkate õitsema, et raske koorem on selja taga ja te olete avanemas uuele elule. Te õitsete, te särate, uus energia on tulemas, sihuke ilu, enesekindlus, hakkate seda ka endast nagu välja kiirgama ja võite ka selles osas mingeid komplimente saada, et te olete kuidagi teistmoodi ja teie energia on teine, et ise tunnete ennast hästi, atraktiivne energia, et võib-olla olete juba oma olemuselt selline, aga maikuuses saate olemagi veelgi atraktiivsem, et kuidagi hästi, ma näen niisugust välist ilu, esteetilist ilu, et see tuleb hästi tugevalt esile, võib-olla siis ka töötate sellises valdkonnas, kas iluvaldkond või lilledega, floristid, mis mul tulid siit pähe aiaga seoses, kõik niisugune selline esteetiline ilu ja jällegi tarkusekaart, et te omandate hästi palju uut infot, kas läbi raamatute, podcastide, loete artikleid, et ma näen, et te ise otsite nagu seda uut infot, te ise tunnete huvi, te tahate seda uut infot oma ellu ja see maikuu väga selleks soosib ja kuidagi olete ise avatud, et te tõmbate ligi hästi palju infot, mis aitab teid nagu edasi tuleviku osas, kas olukorra lahendamisel või mingi vastus, mida te olete ammu oodanud, siis kuidagi tuleb esile lampi näiteks mingis raamatus mingi lehekülje vahelt näiteks mingi lause jääb silma ja siis jõuabki teile kohale, niimoodi, nüüd ma saan aru, et siit on näha küll, et teil tuleb selles mõttes hästi põnev kuu ja teid soosib täiesti ideaalselt see, et tegelete endaga, nagu seate ennast oluliseks maikuuses, et võib-olla te ennast natukese tahaplaanile jätnud, siis maikuuses teil tekib selline uus energiajõud, jälle tuua tagasi see jõud ja see sära, kes te tegelikult olete. Ja see ka huvi ennast ka harida, et see võib olla teie loomuses ja maikuuses ma näen, et see saab ka olema ka vägagi esikohal, et olla ühenduses siis infoga ja võib-olla ka kanaldate seda infot või tuleb kuidagi, et olete hästi avatud nagu infole ja kõik, mis puudutab infot iluga seoses, õitsemist või kuidagi sära ja kõike seda, et selline mõnus, super. Nii, vaatame, mida teile näidatakse siis suhete osas. Aeg. Kaardid on suured, aga saab hakkama. Nii. Annan veel ühe kaarti siia teile. Teile tulid siis välja, mis puudutab suhete osas. Nii, aeg, lahkus ja 3. tšakra. Mida ma siit siis välja loen? Hästi tugev on kollane oranž energia ja ka roheline või sinakas energia, selline indigo värvid. Võib-olla need on värvid, mis teid väga kõnetavad või kõnetavad just nüüd maikuuses. Enne rääkisime lilledest, võib-olla teile meeldivad sellised oranži värvi lilled. Ja ma tajun, et tuleb ikkagi esile see, et te panete rõhku iseendale rohkem kui suhetele. Ma näen ka siit keskmisest kaardist, lahkuse kaardist, et oletegi rohkem nagu avatud ja lahkem selles osas üleüldiselt nagu inimsuhete osas, et kuidagi selline kergus tuleb, võib-olla ongi see, et mingi raske asi teie elus sai läbi või saab läbi maikuuses ja nagu raske kivi on südamelt langenud ja siis te tunnete seda, et teie energia on vaba, te olete vaba, teil on hea olla.
ja seetõttu olete ka rohkem nagu annate endast, sest teil on nii palju seda head energiat, et te tahate teistega nagu jagada. Siis kui ma mõtlen selle esimese kaardi peale, see aeg või ajastus, et ja vaata, ma näen seda, mul tuleb ikkagi sihuke energia, et te võtate aega rohkem nagu endale, et olete ka teistele olemas, aga te pigem suunate selle aja, pühendumise, armastuse kõik nagu endasse rohkem. Et te leiate nagu selle aja. Ja see 3. tšakra on ka see päiksepõimiku kaart, et see on nagu tasakaalus, see teil töötab ilusti. Et kui teie sees on kõik paigas, tasakaalus, siis teie ümbruses on ka kõik hästi, et kõik, mis teie sees toimub, see peegeldab muidugi ka, mis hakkab väljaspool toimuma, on ju. Et pigem on rohkem jah, iseendale siis. Ja vahel ongi vaja meil iseendale pühenduda, et olla ise korras, tunda ise hästi, enne kui hakata nagu kuidagi teistega tegelema või teistele aega andma, et kipume ennast hästi tihti ära unustama. Ja vaatame veel lisasõnumid, et niisugused veesõnumid teile maikuuks, mida on oodata. Tuleb veel siit, ma tahaks selle kaardi ka välja võtta, nii. No siit ma näengi, et ma tunnen, et universum võtab teid kuulda või teie hinglid või kes iganes ja tunnete, et kellega te olete ühenduses, et keegi, kes teid toetab, ka inimesed, et kas see piiride paikapanemine, millest ma enne rääkisin, et võetakse nagu kuulda või saadakse aru, et kuulge, et mul on vaja aega omale, mul on vaja endaga tegeleda, ma töötan ühe asja kallal, et mul on vaja olla üksinda, mul on vaja olla omaette. Et seda võetakse nagu kuulda, et ma ei tunnetagi seda, et keegi üritaks kuidagi teie energia välja saada või nagu suruda, et teie ümbruses saab olema selline nagu mõistmise energia. Ahah, okei, saame aru. Ja see kuidagi veelgi rohkem laieneb ja see Veenuse energia võib-olla ongi siis tugev. Võib-olla on teil kas Veenus, kes võib-olla teie Veenuse energia võib hästi tugev olla nagu maikuuses selles osas, et on hästi suunatud iseendasse. Et see enesearmastuse energia saab olema teis hästi tugev maikuuses ja see muudkui laieneb ja muutub veelgi tugevamaks ja sügavamaks ja te nagu lähete süvitsi, et kõik, mis puudutab iseennast ja mida te uurite, see info uurimine, et see kõik läheb hästi süvitsi, te lähete nagu lausa ookeani põhja mingite teemadega, et teil on vaja midagi selgeks teha, on vaja aru saada ja on vaja nagu uurida põhjalikumalt, lähemalt, et mis see on. Vot. Ja lõpetuseks, vaatame, mis teile on lõpetuseks siis sõnumid veel universumi poolt. Nii. Nii, see tuli enne ka silma, järelikult siin ongi tugev sõnum teile, et maikuuses on uued algused tulemas, te astute välja kaosest ja te lähete nüüd rahulikumasse maailma teekonda, rahulikum peatükk algab teie elus. Aga see ei tähenda seda, et te jääte nii-öelda loorberitele istuma, vaid te peate ikkagi ise selle juhi rolli võtma, ise juhtima ennast ja oma elu ja valikuid. Ja ma näen ka seda, et mingid erinevad tsüklid tulevad esile nagu maikuuses, et kogu see nüüd uus teekond, mis teil pihta hakkab, et mitte nüüd ainult keskenduda sellele, kuhu te välja tahate jõuda, vaid ka nautida neid vahepeatusi, mis te teete ja mis vahepeal mingid võimalused, valikud vahele tulevad, et nautida ka seda ja hinnata ja tähistada ka väiksemaid võite. Vot sedasi. Ja need on minu sõnumid teile, kallis grupp number 1. Ma soovin teile kõike head
ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 2, siis kõigepealt vaatame, milline saab olema üleüldine energeetika teile maikuuks 2024 ja selleks võtame kasutusele minu astroloogilised täringud. Nii, mis ma siit näen? Saturn lõvis, teine maja. Mis siit tuleb esile? Saturni energia, see on kaljukitse energia. Ma näen, et Saturn lõvis, võib-olla on teil endal see sünnikaardis, võib-olla asub teie Saturn teises majas või on teie lõvi asub teises majas. Energia saab olema maikuuses selline, see on seotud rahaga. Kuna lõvi armastab ka raha samamoodi nagu kaljukits, siis nagu ma ütlesin, kaljukits siis juhib Saturn, siis ma näen seda, et see Saturn võib-olla paneb mingid piirangud rahaliselt peale, et see lõvi energia justkui tahaks nagu kuidagi mingeid investeeringuid teha või midagi nagu osta või nagu rohkem võib-olla välja jagada, kulutada, aga see Saturn seab nagu mingid piirangud peale selle osas, et maikuu võib-olla ei ole siis kõige parem aeg mingiteks suurtemateks tehinguteks või natukese nagu oodata, et võib-olla mai lõpp või siis juuni-juuli või august isegi. Et siin on nagu jah, mingid limiidid peal või peaks nagu natukese hoolikamalt jälgima, et kuhu teie raha läheb. Ja võib-olla tunnete ise ka sedasi, et olete natukese raha osas nagu hoiate rohkem kinni, et jälgite rohkem, loete võib-olla rohkem sente, et kuhu te annate ja kellele ja nii edasi. Et jah, selline ei ole nagu väga voolav, aga see tähendab seda, et on ka kinni või on puudus, et siin on rohkem nagu limiidid seoses rahaga ja on jah, et mai on natukese nagu tuleb hoida nagu nii-öelda lähtuda oma sellest et palju te saate nagu kulutada, et teil on nagu oma mingi pagas paigas selles osas. Ja vaatamegi siis lähemalt, mida tarosõnumid siis sellest arvavad, mida kaardid siis näitavad. Nii. Nii, sõnumid siis teile on sedasi. Kõigepealt tuli välja siis poodu. Jah, siit on natukese nagu kinnisolekud, võib-olla ongi siin olete kahe vahel millegi osas, mida teha, et pigem olete nagu, pigem te ei tee midagi nagu, vähemalt mai alguses olete nagu rohkem seisal, et te ootate võib-olla mingit õiget hetke või et pirn põlema lööb, et siis mingi otsus teha. Siit ma näen ka seda, et võib-olla ongi mingi asi ka, et pikalt olete nagu oodanud või tuleb ka mingi mugavustsoon esile, et oleks aeg nagu välja astuda, aga veel ei taha, kuna on mugav. Et siin on nagu erinevad sõnumid tulevad, et keda mida just täpsemalt siin kõnetab. Enne just rääkisime lõvist, et võib-olla on teis endas lõvienergia või on mingi asi, mis on lõvienergias, millega peate nagu jagelema ja teil peab olema selline nagu vaimne tugevus selles osas, et olla nagu taltsutada lõvi, et kas see on töö, kas see on keegi inimene, kas see on laps või ka iseendas midagi, et miski tahab teie elus nagu taltsutamist ja see nõuabki nii-öelda vaimset nagu tugevust selles osas. Ja et võib-olla siin ongi, et tahaks nagu muutust kuidagi läbi viia, aga veel ei saa, et ka maikuu on selline, et
peab nii-öelda mingil, selles mõttes ikkagi jätkama, et see ei ole nagu soosiv veel vastu võtta uut algust või midagi või muutust. Siit tuleb esile ka keisrienergia, et siin osadel teist mul tuli esile, et see võib olla keegi meesterahvas teie elus, kellel võib-olla on ka habe või kannab halli või valget värvi nagu kas juuksetoonis on see või on habe või sihuke pikem habe, tuleb selline energia nagu esile, et kuidagi kas temaga seoses, tema võib olla see lõvienergias, ka jääraenergia tuleb hästi tugevalt esile. Et on mingi sihukest nagu taltsutamist või ma tunnen hästi tugevat, mingi jõulise mehe energia tuleb nii tugevalt läbi. Keegi teie elus kuidagi on hästi figureerimas või tugevalt esiplaanil ka maikuuses. Siin osadele teist ma näen, et see võib olla ka väsimus nagu sellest inimesest, et nagu ei jaksa, et vaimselt emotsionaalselt on nagu raske kuidagi tema kõrval olla, et tema energia on hästi tugev ja sa pead nagu olema piisavalt tugev, et kuidagi nagu mitte nagu alla jääda või mitte ennast nagu maha teha või nagu vähe suruda. Siin ongi, et võib-olla kes selle grupi valisid, et teil võib olla selle isikuga seoses nüüd on nagu, et mida teha. Et te tahate nagu ära minna, aga ei saa veel päris, et kas siin võib olla rahaliselt seoses või on mingid muud takistused, mis ei lase hetkel nagu minemast, et tema võib olla ka nii-öelda see leivatooja lauale või on tema jõud või võim suurem kui teie enda oma. Kas see on siis partnerlussuhes, osadel teist ma tunnetan, et see on teie enda isa selline. Võib olla ka töökohal, kas näiteks ülemus. Et ta on lihtsalt selline juurikas nii-öelda ja endalt, et sihuke, ma ei oska nagu ise ka seletada, et ma lihtsalt tunnetan, et on sihuke raske isiksus, kellega peab nagu kuidagi läbi saama teisiti, et ta on teistmoodi ja siit ma näen seda väsimust või et enam nagu ei jaksa. Ja siin ongi, et kuna käib võitlemine, et mis ma teen, tähendab mitte võitlemine, vaid kaalumine, et mida ma teen, et emotsionaalne sina tahab ära minna, aga ma füüsiliselt ei saa veel ära minna. Ja et nagu mõtted ja need on kõik nagu kuidagi seotud ka võib-olla välismaailmaga, et tahaks nagu üldse nagu võib-olla ka see Eestist, võib-olla see energeetika, kõik see, tahaks nagu mujale minna. Ja et siit ma näen ka seda, et on mingid nagu seemned on istutatud, et midagi on omalt poolt juba paika tehtud, aga veel ei ole tulemusi. Et see maikuu võib-olla tõenäoliselt ei too teile ka ikkagi tulemusi, et lihtsalt see energeetika hetkel on selline, et peab olema nagu kannatlik ja peab olema jätkuvalt tugev ja ma tean, et see võib raske olla kuulda, aga see kaart on alati see, et sul ei jää muud üle, sa pead olema tugev, et see lihtsalt nii on, et võib-olla siis leidma mingeid muid väljundeid hetkel, tegelema millegi muuga, hoidma ennast rohkem aktiivses mingite muude tegevustega, et kuidagi selle inimese energeetikat enda elus nagu vähem oleks, et jah, mingi tugev meesterahva energia on, kelle üle on, kellel on hästi kuidagi tugev sõna või kuidagi tema teod ja kõik see kuidagi mõjutab teid, et ma näen, et lihtsalt selline saab olema maikuu energeetika. Et ta lihtsalt nii on. Vaatame äkki siit, mida näitavad kuusõnumid selle osas teile. Ja loomulikult see ei käi, ilmselgelt kõik sõnumid ei käi kõigi teie kohta, et osadel teist võib endal olla ka see tugev selline jõulise mehe energia, et te võite olla kas meesterahvas või naisterahvas, aga ma tunnetan suurem osale teist, et teil on keegi selline ülitugev isiksus teie elus, kes nagu, keda peab taltsutama kuidagi, et tema energia on lihtsalt selline. Nii, ja vaatame veel siis, mida teile kuusõnumid näitavad. Nii. Ja nii ma näen, et teie silmad on avatud
te olete avatud iseenesest nagu uuele algusele, samamoodi nagu grupp number 1, tahate uusi nagu teid rajada ja siin võib-olla ongi rohkem võib-olla mai teisel poolel, siis võib-olla saate jõu või on ka siin sõnumiks selles osas, nagu siin oli see tugevuse kaart, et see uus algus kuidagi uks lahti teha, et te peate ise oma jõudu nagu selles osas nagu rakendama, ise nagu võib-olla siis selle mehe energiani endasse võtma ja teha ise see nagu samm ära. Et see kohe kindlasti ei tule ise teie juurde, vaid te peate ise nagu selle sammu tegema ja keskendumine ja liblikas on ka siin. Liblikas on siis transformatsiooni sümboliks ja teie keskendumine ongi kuidagi sellega seotud, et te tahate selle nagu ukse kas siis lahti lükata, te tahate uut elu alustada, te näete, mujal on nagu lilled ja on see, mida teie soovite, et see, kus te hetkel olete selle taga, et siin on veel see lumi ja talv ja külm ja see vana etapp ja see, mis teile enam meeldib, et te tahate just seda lillelist aasa oma ellu, kus on ilusad puud, päike paistab, sinine taevas ja te tahate seda elu. Ja te suunate ja keskendutegi rohkem nagu sellele ja siin teil toimubki nagu vabanemine. Te lasete nagu vabaks, et ma näen sellist, et te nagu lepite, kuidas asjad on, aga te lasete nagu vabaks, et siin ei ole enam sellist 10 küünega nagu kinnihoidmist. Te leiate endas selle tugevuse, et lasta see vanad negatiivsed energiat endast välja ja alustada nagu kuidagi uut teekonda, et see osadel teist võib tulla juba mais midagi esile, see uus, aga pigem on see rohkem nagu hiljem, et ma näen mais rohkem sellist vabanemist. Ja kuna ma rääkisingi ka nagu rahast enne, siis ma näen, et ka rahateemadega seoses te lasete nagu vabaks selle rahast nagu nii-öelda rahaenergiast nagu kinnihoidmisel. Et te nagu lepite, et jah, hetkel on nii, aga varsti on mul parem, et mul läheb kohe paremaks või et nagu arvestate sellega, et need rahaenergiad on kord on paremad, kord on kehvemad. Ja mingi selline mõistmine või sihuke nagu, et võtate nagu vabamalt, et selline energia tuleb siit siis esile. Ma vaatan veel lähemalt seda suhet osas ikkagi, et mida ta nagu näitab teile siis ka suhete osas, mis on need suhteenergiad siis teile maikuuks. Siit tuleb hästi palju roosat energiat, roosa, lillakas ja ka roheline energia on hästi tugev, võib-olla on need värvid, mis teile meeldivad, need võivad olla ka teile toetavaks siis maikuuses, et võite neid kanda, rohkem tuua oma ellu. No ikkagi sinna tuleb nagu alistuda või nagu vabaks lasta, aga mis puudutab nagu suhtest, et ei ole mõtet olla siis nii-öelda teine kivi ja siis kokku põrkuda selle nii-öelda siis tugeva isiksusega, kes on siuke paras selline kivi nii-öelda, et see 2 kivi head jahu ei jahvata ja lasta nagu vabaks, et aktsepteerida, et nii on aga et selles mõttes, et ei pea leppima, kuidas teisse suhtutakse või kuidas see suhe selle inimesega on. Et jah, seda ma näen, et on nagu vabaks laskmine toimub ja siis hakkab nagu energia ka vabamalt voolama. Kui see energia teis vabamalt voolab, siin võib ka seoses nüüd lõi pähe see rahaenergia. Et see, mis on kuidagi ploki all või kuidagi on nagu limiidid on peal, siis ta nagu vabaneb. Et ta on osaliselt veel ploki all maikuuses, aga ta hakkab järk-järgult nagu vabanema ja üleüldse teie energiat teie elus hakkavad vabamalt voolama, et asjad hakkavad edasi liikuma. Ma näen, et rohkem on ka siis rõõmu tulemas läbi selle, et teie energia tõuseb kõrgemale, kui te lasete vabaks asjadest, mis teil niikuinii teile midagi ei too. Et nagu, kui te lepite või lasete nagu mingil olukorral hetkel olla nagu ta on, mida te näiteks ka muuta ei saa, siis ma näen seda, et energia nagu automaatselt tõuseb kõrgemale, see toob teie ellu rohkem ka rõõmu.
nüüd see kuidagi, siit hingekaardist ma näengi seda, et teie hing ise nagu tahab kuidagi ka muutust, teie hing tahab tõusta kõrgemale, teie hing kui ise otsib teile väljundeid või võimalusi, et see ei ole, teie mõistus ei räägi seda, mis annab teile mõista, et midagi on vaja muuta, vaid see on teie enda hing. Et teie hing võib olla, te olete ise nagu ühenduses oma hingega hästi tugevalt maikuuses. Nii. Ja vaatame, mida näitavad meile veekaardid maikuu osas. Lisasõnumid. Nii. Mis ma siit näen? Ühesõnaga, te olete hoitud maikuuses, et kui on raske vahepeal, siis tegelikult nii imelikult, kui see kõlaga tegelikult teid hoitakse, et tuleb rohkem omada usku iseendasse, ka sellesse, et asjad lähevad paremaks, sest tegelikult lähevad. Aga limiidid, plokid, need tegelikult nagu vabanevad ja kaovad ära maikuuses, aga et sellesse nagu rohkem usku ka iseendasse. Ja ma näen ka siit selles kaardis, et nagu liigute rohkem tasakaalu suunas, et võtate nagu kätte selle jõuenergia, te astute välja nagu nii-öelda, te astute välja sellest mugavustsoonist ja sellest negatiivsest tundes, mis teil on võib-olla pikka aega kukil olnud, ja te loote oma selle tasakaalu, te loote oma rahu, et see tasakaal, ma näen nagu mai teisel poolel või rohkem mai lõpus, asjad hakkavad paremaks minema, asjad rahunevad, et selline tasane vesi, et ma ei näe tormi, ma ei näe laineid enam mai lõpupoole, vaid ma näen sihukest rahulikku kulgemist, olemist, sihuke nautimise energia, et võib-olla juunis mul tuli osade puhul, ma tajusin need mingid reisimise energiat, või et osadel teist on paat olemas, et te hakkate paadiga rohkem merel käima. Kuidagi mereenergia tuli hästi tugevalt esile, et veedate rohkem aega veekogude läheduses ja see kuidagi sobib ja see on teie hingega kuidagi kooskõlas ja teil tuleb jälle see meelde või kuidagi meeldetuletusena, et oi jah, et vesi ju, et see on ju hea puhastaja, see on hea rahustaja, et see vesi saab olema ka teil hästi tugevaks märksõnaks siis maikuuses, et ta käib teiega kogu aeg kaasas. Niimoodi. Vaatame lõpetuseks siis ka sõnumid, lisasõnumid universumi poolt maikuu osas, mis teile tahetakse edasi öelda. Nii. Ikka tuleb ikkagi see uued algused, et siin kõik, et esimesel grupil tuli ka see uute alguste kaart välja, et ta tahab nagu sisse ronida, et võib-olla osadel teist tulebki kuidagi kohe läbi, aga mõnedel võtab nagu kuidagi aega, inspiratsioon, edasi tuleb areneda. Mida ma siit lõpetuseks näen ongi, et teil on mingisugune see kuidagi see olukord või mingisugune mingi asi teid inspireerib, et te tahate astuda välja nagu sellest mugavustsoonist või sellest negatiivsusest tsoonist, kus te olete pikemat aega olnud, et te tahate ise nagu teha ja teil on see jõud selleks olemas ja siis te lasete nagu vabaks ja lahti ootustest, et seda ma tajun ka ja siis hakkab teil nagu kuidagi selline potentsiaalne uus hea energia läbi teie kuidagi hinge kuidagi nagu voolama niimoodi, et teil hakkavad nagu paremad asjad teie ellu tulema. Et ikkagi sihuke on olnud selline kaoseline periood, aga nüüd on tulemas siis rahulik aeg, et vot sellised on siis sõnumid teile maikuuks. Ja ma soovin teile kõike head, olge tublid ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Ja kui sa valisid grupp number 3, siis kõigepealt vaatame, milline saab olema sul üleüldine energeetika maikuuses 2024
ja selleks kasutame astroloogilisi täringuid, et näha lähemalt siis seda põhienergiat. Nii, sõnn, Pluto ja 2. Nii, Pluto sõnnis teises majas. No mis siit tuleb esile? Kõigepealt võib siis olla võib-olla kinnituseks teile, et võib-olla teil on endas sõnni energia hästi tugev, võib-olla teie teine maja asub sõnnis, võib-olla teil on Pluto sõnnis, võib-olla teil on Pluto sõnnis teises majas või on Pluto teises või on jah, sõnn teises majas. Tuleb jälle esile rahaenergiat. Teine maja siis on seotud finantsidega, kõige materiaalsusega ja rahaenergia oli ka grupp number 2, et võib-olla kui sind kõnetas see grupp ka, siis vaata kindlasti ka grupp number 2. Mida sümboliseerib Pluto siin? Igal pool, kus Pluto asub, Pluto puhastab, ta toob uue korra nii-öelda majja. See vana, mis enam ei teeni, selle ta laseb nagu vabaks. Pluto juhib ka Skorpionit. Skorpion on muutused. Ja teises majas ma näen, et maikuu energeetika on nagu selline, et tuleb mingisugune muutus, transformatsioon, mis puudutab siis teie finantse. Siin on niimoodi, et siit võib esile tulla, et võib-olla muutused läbi selle, et võib-olla uus töökoht tulemas, võib-olla on ettevõtlusega alustate, et teie finantsid nagu muutuvad kardinaalselt. Mis see tähendab? See võib olla nii positiivne kui ka negatiivne osadele teist. Aga nagu on mingi muutus, et tuleb teistmoodi kuidagi rahasse kas suhtuda, võib-olla rahaenergeetika saab teile olulisemaks. Siit ma näen ka seda, et võib-olla hakkate ise raha kohta rohkem uurima, rohkem üritate aru saada, mis asi on raha, mis on rahaenergia, kuidas raha voolab, mida raha armastab, kuidas raha tuleb kohelda, et ka selline mõttemustrite muutus, et siin on erinevad muutused seoses siis rahaga, kas see arusaam, kas see rahaline seis, midagi, mis on seotud rahaga. Ja vaatamegi siis lähemalt tarosõnumeid selles osas, mida toob maikuu. Nii. Mis silma jäid? Need 2 tulid korraga koos välja, siis järelikult sõnum on eriti tugev. Et siin on natukese, jah, võib-olla oldud millegi koha pealt selline, kuidas öelda, ei näe asja nagu selgelt läbi. Et siin on natukese kas liiga kuidagi vabalt või nii ka sedasi kuidagi lõdvalt midagi võetud ja ju tuligi siit, nagu enne rääkisin sellest rahast, et võib-olla see kuidagi rahaasjad on olnud kuidagi pilla-palla ja see maikuuses tuleb ta nüüd eriti esile, et see niimoodi ei saa jätkata, et siit sellest unista energiast tuleks nagu välja astuda. Et praegu kõik, mis teil on seotud rahaga, uskumused on, kas te ei näe selgelt asju või on kuidagi utoopilised arusaamad, et mingi selline energia tuleb esile, kas on rahaga või kuidagi materiaalsed asjad või siit mul tuli ka see, võib-olla oma olemuselt ei ole selline materialist, et olete rohkem nagu looduslaps ja lillelaps ja te tahate lihtsalt elu nautida ja niimoodi olla, et see raha teema võib-olla ei ole just teie kõige tugevam külg ja siit tuleb nagu see sõnumina tugevalt esile või toodakse teie nagu nina alla silmade ette, et te peate selle teemaga hakkama tegelema. Siis siin toimub ka mingi edasiliikumine, siin võib olla nüüd reisimise energia, siin võib olla uude asukohta kolimine, siin võib olla ka need rahateemad, mis ma just rääkisin, et siin toimub nagu muutus
ja liikumine nagu paremuse poole, et kui on olnud sellised kas rahalised raskused viimasel ajal või kuidagi raha on kinni olnud hästi pikalt, siis siit toimub nagu sellisest tormilisest veest liikumine siis rahulikumasse vetesse nii-öelda. Et nagu ma rääkisin, et see muutus toimub, aga ma näen siit kaardidest ikkagi ta on muutumas paremaks ja nagu stabiilsemaks. Ja siit tuleb nagu veekuninga energia esile, et seda võite ise olla, et või on teie elus meesterahvas või kaasa, abikaasa, partner, kes on veenergias, skorpion, kalad, vähk. See tuleb hästi tugevalt esile, et ma näen kellegi tuge teie ümber, keegi, kes teid emotsionaalselt ka nagu toetab. Et ei ole nagu üksi või kuidagi hoiab teid nagu tasakaalus või toetab teie olemist ja kuidas te olete, et aktsepteerib nagu te olete. Ja siit kaardis ma näen seda, et on jah, nagu klapi tuleks peale, et ei taha nagu seda tõde või seda näha või taha nagu tegeleda mingi teemaga või olgu selleks raha või üleüldse mingid asjad, et tahate lihtsalt nagu vabalt olla. Ja natukese jah, on niisugune illusioonides olek ja siis nagu ei näe või ei taha näha ja või ei taha ka midagi ära otsustada, et sellised erinevad, hästi erinevad energiat tulevad siit läbi, aga muidu ma näen siit nagu maikuu on selline kuidagi rohkem tahaks nagu niisugune muretu olla ja lihtsalt olla ja argimured, need kõik tahaks nagu selja taha jätta ja ma ei taha tegeleda, tahaks lihtsalt olla, et selline energia tuleb siit nagu esile. Vaatame kuu sõnumid, mida teile näidatakse selles osas. Mida kuu sõnumid tahavad teile öelda? Ka nagu alistumise kaart tuleb, et nagu grupp number 2 tuli välja. Ka see tuli grupp number 2 välja, et on mingi vabanemine, et no siin ongi, et tahaks nagu muretult, lihtsalt tahaks olla, et ei taha kogu aeg tunda mingit stressi ja mingit raskusi enda nagu kuklas. Ja siin on jah, siuke ka natukese tühjust või nagu pimedas olekut, vaatame veel, mis sõnum veel tuleb. Nii. Ja siis on nagu ka enda toitmine. Mida ma siit tunnetan? No siit ongi see, et just nende 2 kaardi kohalt, et ka võib-olla siis alistute sellele või et jah, mul on vaja mingi selle teemaga tegeleda ja siit ma näen, et selle tegelemise käigus te lasete siis selle ootused või selle lõpptulemuse nagu vabaks. Võib-olla teie olemus selline, et te oskate juba oma olemuselt nagu vabaks lasta, et kui te saate aru, et nüüd oleks aeg vabaks lasta, siis seda ka teete. Et natukese on tunda korraks siukest tühjust või natukese nagu pimedas olekut. Et mis edasi või et kas see nii ongi või et kas see toimub see, et maikuuses võib-olla nagu kas raputatakse teid nagu tagasi maa peale või et argielu tuleb tagasi või midagi sellist on, et satute korraks nagu pimedasse olekusse. Aga siis tulete välja, et see ei ole nagu terve kuus edasi, et siis üsna varsti saate nagu aru ja hakkate ennast jälle nagu toitma õige vajaliku kas infoga, toiduga, veega, puhkus, et kuidagi suudate ennast nagu välja nagu kiirelt tagasi nagu rajale tuua, et isegi kui te kaote korraks rajalt ära, siis tulete kohe tagasi. Ja maikuu soosibki, et te peategi ennast toitma kõige kasulikuga, just mis teie kehale sobib. Toit, info, vesi, keskkond, samamoodi tegevused, mis te teete. Et ma tunnetan, et see on võib-olla teie oma olemuselt ongi, teile meeldib sellega tegeleda, et kõik, mis puudutab siis toitumist ja alternatiivmeditsiini ja taimedel on vägi ja kõik see taimede energia, et see on hästi tugev, et just erinevad värvid on olulisel kohal teil ja te peate, siin ma tajudki seda, et tulebki süüa värvilisi asju
ja et see toidab teie keha ja olete nagu tasakaalus ja niisugune hea tunne on siis. Et kui te teete just seda, mis teie keha nagu vajab, mis teie keha ja hing vajab, vot. Need on need energeetikad. Vaatame ka, mida näitab siin suhete osas. Et tuli nagu esile, et oma olemuselt võib-olla olete rohkem selline tundlikumad, nagu siuksed hästi hingelised inimesed, emotsioonid. Ja et te võite olla ka hästi selline huvitav isiksus, põnev, et loominguline. Suhete osas, et teil on hästi palju võib-olla erinevaid inimesi teie ümber, et teile just meeldivadki erinevad sorti inimesed, et see nagu rikastab teie elu ja teie hinge. Ma näen ka sellist ühenduses olemist oma hingega. Teie hing võib hästi tugevalt kõneleda maikuuses. Nii, vaatame siit veel. Jah, te olete nagu hästi nagu tead või nagu ärkvel selle koha pealt, et mis teie ümber toimub. Kellega, mis inimsuhted teie ümber on. Tahaks siit veel mingit. Ja siis on jah, ikkagi mingi meesterahvas on kuidagi teil toeks või on selline teine pool. Ka teie enda see sisemine meesenergia võib olla siis tuleb nagu esile või nagu lükkab mingid teemad teile esile, millega peab tegelema. Aga ma pigem tunnetan nagu mingit meesterahvast teie elus, kes on kuidagi toetab teie seda pehmet ja õrnemat nagu poolt. Jah, ja vaatame siis veel ka veesõnumeid teile, mida veekaardid teile räägivad. Nii. See on siis veesõnumid, lihtsalt. Nii palju kaarte, panen need tagasi. Ju siis teie energeetika on hästi tugev, et nii palju kaarte tuleb välja kogu aeg. Nii, vaata, mis siit tuleb. Nii, sära. Nii. Hoolimata selles, mis teie elus käib, ma näen, et te olete suhteliselt tugev nagu sisemiselt ja te särate ja te leiate nagu alati põhjuse nagu olla ka nagu optimistlik, positiivne. Te nagu aktsepteerite nagu elu ja iseennast ja teisi, et on nagu on, et mis siis ikka vaata, et siuke optimisti energia tuleb siit, et rahulolu, siuke rahuliku inimese energia, siuke vana kala, siuke nagu, et lihtsalt kulgete ja olete, võib-olla ka olete oma olemuselt natuke selline ka vanem hing. Ja siit on tunda ka seda, et võib-olla on siis mingit avastamist, et võib-olla mingi reisile minek või kuskile soojale maale või mingi Portugal lõi pähe näiteks. Ja et ka maikuuses olete nagu võtate ikkagi rahulikult, et saate aru küll, et mingid asjad võib-olla pole korras ja korraks võib-olla on niisugune negatiivne olek, aga see kuidagi teid ei heiduta, et teie kuidagi olemus on selline, et te ikka särate ja olete ja elate ja naudite ja kõik on nii, nagu peabki olema, et ei ole niisugust ülereageerimist või kuidagi olete nagu selle looduse universumiga ühenduses, et nagu saate aru nendest muutustest ja te nagu läbi selle ka nagu õpite ja arendate iseennast ka edasi ja tunnete nagu huvi selle keskkonna osas ja mis nagu toimub kogu aeg, et te nagu lähete vooluga kaasa, et selline vabalt voolav energia on teis nagu loomupärane ja jah, nii ongi, et sedasi olete ka maikuuses. Ja vaatame lõpetuseks teile siis, mis on siis veel lisasõnumid universumi poolt. Nii, siit tuli jah, et korraks on ikkagi mingi siuke pimeduses istumine, pime olek, aga sa saate ikkagi ruttu sellest välja. Et ikkagi saate aru, kus on teie jõud, see on teie endas. Et ise olete ikka üks suur võimas täht. Nii,
vaatame veel siit sõnumid. Ja et siit te nagu tahate ise edasi areneda, edasi kasvada. Et ta võib olla küll ebamugav, saate isegi aru sellest, aga te saate aru, et muutus, kasvamine, et see on kõik nagu vajalik. Et peab edasi arenema, et ei saa nagu ühe koha peal olla. Ja et te oletegi see, te olete iseenda päike, iseenda kuu ja tähed. Et see on teie enda kätes on see, et teha kõik nagu paremaks. Te ise juhite oma elu, jah, on mingid asjad, mis ei ole meie teha, mis on saatuse poolt paika pandud, aga väga palju on ikkagi meie enda teha. Ja siit tuli ka see sõnum, et te olete iseenda fänn ka selles mõttes, mitte nagu või sellises egoistlikus mõttes, vaid te nagu elate endale kaasa, te toetate ennast, te aktsepteerite ennast, te olete endale hästi suur tugi, vot, ja olete seda ka maikuuses. Aga jah, vot sellised on minu poolt sõnumid teile, kallis grupp number 3 ja ma loodan, et need sõnumid on teile abiks ja kasuks ja ma soovin teile kõike head, olge tublid ja me kohtume järgmises videos. Tšau!